Tere hommikust, me hakkame siit Tiny Marienholmist nüüd välja check out ima ja tegelikult kell on suht vähe, aga me mõtlesime, et siis me jõuame Sassi ema juurest ka läbi sõita, sest et ta elab Haapsalu lähedal, enne kui me siis Tallinna lähme tagasi, nii et kell on tegelikult mingi 10:30. Tegelikult siin ongi 11 check out või 12. Okei, võib-olla me ei ole ikkagi nii varased, kui ma arvasin. Aga ma pakkisin siin oma asjad kokku ja nüüd ma võtan oma hommikused vitamiinid. Mõtlesin, ma näitan teile, mis on ootamatu, kui palju mingit pille peab üks rase võtma. Sellele juurde veel ma võtan rauda ka, aga rauda ma võtan tavaliselt keset päeva, nii et see on mu hommikune patch. Keegi kunagi küsis ka mult, et mis vitamiine ma soovitaks tal võtta, siis ma soovitaks ainult neid, mida teie arst teil soovitab, sest et vitamiinid on nii kallid ja niisama mingi for fun. Võib-olla D-vitamiini on ju talvel, aga ma ei tea. Ma arutaks ikkagi perearstiga läbi või teeks mingid vereproovid, kui te tunnete, et midagi on puudu. Aga mis mul siin siis on? Esiteks on see raseda vitamiin, mingi foolhappe ja asjad. Siis on mul siin omega 3 kalaõli, mida ka arst soovitas. Siis see, kui ma ei eksi, on probiootikum, mida arst soovitas jällegi. Kuigi ma võtan kiudaineid muidu ka juurde, aga siis ta soovitas mingi hetk, et probiootikum aitab veelgi. Siis ma võtan magneesiumit, sest mingi aeg hakkasid jalad minema krampi öösel. Siis ma võtan D-vitamiini ja siis ma võtan kilpnäärmele praegu ka mingit lisarohtu, sest raseduse ajal see on oluline. Mul on mingi õrn alatalitlus, et siis on praegu seda rohtu vaja. Ja sellele juurde veel õhtuti ma võtan iga õhtu aspiriini ja päeval rauda. 1, 2, 3, 6 tabletti on hommikul, 2 rauatabletti päeval, 7, 8 ja 1 aspiriin 9 õhtul. Popping pills. Mõtlesime, kuna meile nii väga maitsesid need Viigi pagari saiakesed, et me lähme sealt läbi. Saakski Sassi ema juures teha mingid kohvipausi ja saiakesi, soolaseid ja maguseid, nagu veits siuke varajane lõuna. Ja need olid tõesti nii head, nii et ma tahaks proovida mingeid muid. Eelmises videos me võtsime selle kondenspiimaga kaneelirulli, kardemonisaia ja vaniljalipsu, nii et vaatame, mis me täna võtame. See on õnneks siit ainult mingi 3 minuti kaugusel autoga. Aga ilm, nagu ikka, on sükene vihmane ja masendav. Tuleb endal tuju üleval hoida täna jälle ise. I woke up this morning. I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day, and I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Nüüd on täis hea olla. Kui tahate 3-käigulist teinat, siis soovitan minna emma juurde, sest et nüüd mul on hea. Mul oli enne juba süda nii paha, sest me võtsime ainult mingid puuviljad kaasa Tainisse seekord ja ma olingi 1 banaani ainult söönud ja kell oli peaaegu 12. Ja Sassi ei lubanud mul autos pirukat ka süüa, seega exposed. Seega ma pidin kannatama ja lõpuks Sassi emal olid mingid pannkoogid, mingid vorstikesi sõime seal ja muidugi pirukad olid ka mega head. Seekord me võtsime klassikalise lihapiruka, see oli mulle mega hea. Lõhepirukas spinatiga oli ka hästi mahlane ja mõnus. Siis oli kirsi kohupiima, oli ka väga hea. See kirs kuidagi lisas nagu hapukust sinna kohupiima magusele. Ja lõpuks oli rummi šokolaadi. Kui teile meeldib hästi siuke tummine see rummi täidis, siis ma arvan, teile meeldiks, aga meie jaoks oli natuke nagu too much. Et see oli ilmselt meie kõige vähem lemmik, aga siiski mega head pirukad. Ja lobisesime natuke ja nüüd sõidame siis tagasi Tallinna poole. Ja lähme ilmselt ka toidupoest läbi. Me oleme nüüd teinud niimoodi, me kunagi päris pikalt ikka, ma arvan, mingi aastaid tellisime seda kullerit koju, toidukullerit. Ja see on nagu mugav ja mõnus ja hoiab aega kokku, aga see sai siukseks tüütuks kohustuseks seda tellimust teha iga nädal ja siis mingi aeg me kuidagi, ma ei tea, Sassil oli mingi Selveri kinkekaart, siis me läksime lihtsalt Selverisse nagu ostma nädala toite. Ja jumala mõnus oli pühapäeval, ma ei tea, võib-olla me käime seal IKEA juures, kui me sõidame Tallinnasse sisse. Selver on tavaliselt nii suur ja tühi, jumala mõnus ja siis me olemegi nüüd aeg-ajalt nagu seal käinud, kui kuidagi sobib ajaliselt. Me käime ostame toiduasjad ära ja siis juba koju. Ma pean ilmselt täna kasiino juurde ka minema talle süüa andma ja tahaks lugeda ja siuke chill, sombune pühapäev. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home.
Can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were apart. Yes, I'm on my way. This time I'm here to stay. Coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Kes see hiilib naabripoiss? Oi, küll sina oled suureks kasvanud, Finn, joo. Ja sul on niuke tume talvekarv, joo. Kuule. Tšau. Oi, tšauki. See nunnu pall on. Lihtsalt õues on nii pime, kell on 2:50. Me käisime toidupoes ära, nagu nägite, ja nüüd ma ikkagi panin kodus käbe mingid talliriided ja tulin kasiino juurde, sest et praegu see kolimisnädal ja kõik see on kuidagi nii lappes natukene. Eelmises tallis olidki kõik asjad kõikidele teada, kes kasiinoga tegelesid, tal on 2 ratsutajat ja mina käin ka nii palju, kui ma saan. Aga nüüd ongi, kuna ta kolis nädal aega tagasi, siis treeneriga ma juba õnneks sain siin kokku, et homme tulebki treener üksi siia ratsutama, et ta juba käis, ta nüüd teab, ma näitasin talle asjad ette, et kus saab ratsutada, kuidas on ju. Aga üks ratsutaja on veel kasiinol, kes siis peaks tulema teisipäeval, aga ma ei tea täpselt, kuidas need platsituled siin käivad. Et endal on ka alles siuke sisseelamisperiood ja õpid seda uut kohta tundma ja siis üritad seda kommunikeerida veel teistele inimestele, nendega võib-olla kokku saada siin ja lihtsalt jah, siukene sisseelamisperiood. Ehk siis ma ikkagi tahtsin täna tulla, sest et nüüd ma käisin üleeile viimati ja ma mõtlesingi, kuigi nii hämar on, et ma kordetan teda ruttu, et ta saaks natuke liikuda, annan talle süüa ja lihtsalt vaatan, et tekiga oleks kõik hästi, sest siis ma ei saa vist tulla mingi 3 päeva, aga õnneks siis treener tulebki ise. Aga kui ma ise ei saa juba mitu päeva tulla ja ta on uues kohas, ma ei tea, ma kuidagi nagu muretsen ja mu süda valutab, nii et natuke siukene nagu mitte kõige toredam on see kolimisprotsess lihtsalt sest, et jah, ma muretsen rohkem ja kuigi siin on nagu mega hea uus koht ja hobusel tundub hästi hea siin ja ta on nagu nii karjas nii-öelda teiste hobuste keskel, nii et tema ilmselt ei saa nagu väga midagi aru. Aga ma ise tahaks, et tal oleks nagu kõik super hästi, et kõik, kes käivad taga tegelemas, teavad, kus asjad on ja kuidas ja siin praegu see pimedus ka ei aita meid üldse. Kas sa tuled enne 3 või sa oled kottpimedus, on ju. Et siin tegelikult on platsil valgustus ka, aga ma ei olegi veel õppinud, kuidas see tööle käib. Ilmast hästi sõltuv ja kellaajast hästi sõltuv. Aga käime kiirelt ära, sest iga minut on arvel ja siis lähme koju juba ja ma tahaks mingit mõnusat kanasuppi keeta. Ja äkki mingit jõulufilmi vaadata ja mis iganes, nii et jah. Iga kord, kui ma sõidan sinna kasiino juurde, eriti praegu, kui ma ei saa ratsutada, siis ma mõtlen nagu, et miks ma seda teen endale. Hobusega tegelemine on nii aeganõudev ja eriti siuksel sombusel ajal see on lihtsalt nagu, see minek on nagu nii hull. Aga siis iga kord, kui ma olen seal ja täna ka, lihtsalt nagu nii mõnus on ja sa oled täiesti nagu välja lülitatud maailmas. Ma arvan, see ongi see, mis mulle selle kõige juures meeldib, et igapäevaelus kogu aeg on mõttes mingid ülesanded või mis kodus on vaja teha või mingi söök või mis järgmiseks ja kuidagi seal need asjad kaovad kõik nagu mõttest, et sa lihtsalt oled oma loomaga ja see on kuidagi nii mõnus ja täna ka lihtsalt kordatasin teda platsil ja ma ei tea, nii mõnus oli, ehk siis kohe, kui ma sinna jõuan, siis juba on see mõnus tunne ja kui ma sealt ära tulen, siis ma mõtlen ka kogu aeg, et issand, okei, that's why, sellepärast ma käin ja sellepärast ma teen. Ja siis ma jõudsingi mingi täiesti kottpimedas koju, tund aega mul see kana kees ja põdises ja nüüd kanasupp sai valmis ja hakkame Sassiga vaatama mingit jõulufilmi. Ma mõtlesin küll lugeda, mul oli mingi aeg, ma rääkisin esimeses vlogmas siis, et ma olen iga päev lugenud 45 minutit ja ma tegin seda nädal aega enne detsembrit juba. Ma panin iga päev õhtul 45 minutiks endale taimeri
paberile lihtsalt, et sunniviisiliselt lugeda. Ja see kusjuures aitas küll lugemisisu tagasi saada, sest muidu ma ainult scrollin ja siis mul on nagu niisugune mingi sabin sees ja liiga palju mingit dopamiini ja see scrollimine ju ka ei ole hea, et siis ma pigem nagu loen isegi, kui mul ei ole isu. Aga lugemisisu hakkas tagasi tulema sellest küll, aga kohe, kui need Vlogmassi mingid üritused hakkasid, Euronixi peopäev oli vist esimene, kus ma ei lugenud, siis sõbrannadega üritus ma ei jõudnud lugeda. Päev peale seda ma olin liiga väsinud, siis me olime juba Haapsalus, ehk siis nüüd ma pole mingi 5 või 6 päeva lugenud. Nii et nii palju siis mu 45 minuti challenge'ist, aga selle asemel, et hakata midagi tagantjärgi tegema, nagu kindlasti mitte. Ma arvan, et lihtsalt täna peale jõulufilmi ma üritan uuesti voodis edasi lugeda ja jätkata selle sama tempoga, et siis kui on mingid vabamad õhtud ja on rohkem aega, siis ma teen seda, aga kui ei ole, siis ei tee. Nii et praegu selle asemel, et mingi mitu tundi lugeda, ma tahaks pigem Sassiga vaadata jõulufilmi ja siis hiljem äkki loen midagi. Aga jah, kanasupp, nii mõnus. No nii, meil on 8. detsember, vlogmaspäev 8. Ma söön siin oma võikusid parasjagu. Umbes 10 minuti pärast ma peangi kodust ära minema, sest meil on täna äpi jaoks filmimispäev, et suht süke 1 või 2 korda kuus tavaliselt on mingid filmimispäevad, kus me filmime jõusaali harjutusi ja kodutreeningute harjutusi siis äpi tarbeks, et see on siis nagu ühe kava harjutused. Ja täna on meie treener Kerli siis jälle Tallinnas, et tema viimane kava nüüd mõneks ajaks saabki olema siis see uue aasta restart, mis ta tegi jälle nii ägeda minu arust, sest kui ma eksi, siis see kestab 8 nädalat, aga seal need kordused ja asjad muutuvad, et see progresseeruvalt läheb nagu raskemaks see kava selle 8 nädala jooksul ja minu arust 4. nädalal lisandub ka 4. treeningpäev, et muidu on alguses 3, et sükene huvitav ja põnev terve see 8 nädala vältel ja täna filmime selle sisse. Ja ma muidu alati filmisin neid kodutrenne siin enda kodus, aga kuna mul nüüd varsti sünnib beebi, siis ma tahaks seda nagu muuta, et uuest aastast hakkavad kõik kodutreeningud olema ka stuudios filmitud. Alati on neid videograafilmid nagunii, nii et need on alati olnud nagu kvaliteetsed ja ilusad, aga nüüd siis peaks olema nagu veel rohkem süke official, nii et eks siis neis, et lihtsalt jah, et kui mul on endal väike beebi, siis ma ei saa nagu mingi, et ja tulge filmige siin terve päev, on ju. Nii et süke põnev päev on tulemas. Ja uuest aastast ongi Kerlil endal mingi võistlused, prep, kõik süke intensiivne periood. Ja lihtsalt ma tahaks äppiga vahetuse mõttes nagu lihtsalt uusi treenereid veel juurde, et kunagi lõpuks oleks seal nagu hästi palju treenereid, hästi paljude erinevate treenerite käekirjaga kava, et oleks kogu aeg vaheldust. Ja uuel aastal ma tahaks ka pilatist lisada äppi, ehk siis nagu juba nii palju sisu. Siis mõneks ajaks on nende treeneritega praegu korra paus, kellega me eelmine aasta tegime aasta aega full järjest kogu aeg. Et süke bittersweet päev, sest mul on Kerliga alati nii tore filmid. Aga see on mõneks ajaks meie viimane filmimispäev. Igal juhul me alustame jõusaalis jälle. Tavaliselt ongi jõusaalis filmime ära, siis mingi pisike lõuna ja siis liigume stuudios. Tavaliselt me alustamegi mingi 10 ja läheb süke 4-5. Siis see on põhiasi, millega ma täna tegelen. Aga ma sain oma trenni hommikul tehtud, et see linnuke on mul kirjas ja kaelast ära. Ja ma proovingi sellel ajal, kui need kodutrenni filmimised käivad, et võib-olla ma midagi seal pean natuke assisteerima, aga äkki saan arvutis teha mingeid tööasju veel. Kerli lõpetas just üliintensiivse 20 minutit jõusaalis.
meil on siin nüüd ametlik stuudio. Kerli siin parasjagu võimleb. Mina istun seal režissööritoolis ja meie videograaf Henri istub seal. Minul mängib siit taimer ja harjutused. 1 trenn tehtud, kell saab ka varsti 1, 3 trenni veel. Ja siis 30 sekki, 30 sekki teine on ja siis on hantidega filet. I'm finally home. See päev tegelikult selles mõttes läks kiiremini, et me lõpetasime 3, aga nüüd on juba kell 4 läbi, et lihtsalt koju tulemine ma tegin endale kohvi, kuigi suht hilja on, et kohvi juua, aga ma pean tegema arvutis ikkagi tööd, sest ma lootsin, et ma saan seal äkki midagi arvutis teha, aga ma ikkagi pidin ütlema harjutusi ette ja taimerit managima ja mis iganes, et siis terve aeg, kui Kerli treenis, siis ma olin suht rakkes seal iga 30-sekundiliste vahedega rääkisin temaga, ehk siis ma ei saanud tööd midagi teha. Nii et mingi 1-2 ma kindlasti proovin teha, sest mul on terve see nädal nii nagu siukene jooksusolek, et seda arvutis olemise aega on limiteeritud. Aga vähemalt saime filmitud, mega tore oli jälle nagu alati ja ma tahaks seda kava juba näha äppis. Ma arvan, see tuleb nii äge kava ja selleks jaanuari kavaks meil tulevad ka juba jälle suured auhinnad äppi, et meil paar korda aastas on nende auhindadega ka väljakutse, mis on alati tore. Ma tahaks Siimides ka ühe pakikese teile ära anda, aga ma teen kiiresti oma tööasjad lõpuni ja siis vaatame õhtul, mis pakk mulle tuli ja kuidas te saate seda endale võita. Nagu ma ütlesin, siis mul on siin üks jõulupakk. See tuli tegelikult täna mulle L'Oréal Paris. Ja siin siis on põhimõtteliselt L'Oréali mingisugused lemmikud ilutooted ja see põhimõtteliselt saadeti kõikidele koostööpartneritele. Mulle tundub aasta jooksul, et ma päris palju teen L'Oréaliga koostööd. Erinevad näoseerumid ja mingid meigitooted olen teinud see aasta. Ehk siis nad saatsid selle nunnu pakki, aga kuna ma olengi nendega ka see kuu koostööd tegemas, siis ma sain juba eelmine nädal ka pakki, kus oli ka ülipalju neid samu asju sees. Nii et ma mõtlesin, ma annan selle pakki siis teile ja siin tegelikult on nagu huvitaval kombel palju asju topelt, ehk siis potentsiaalselt, kes võidab, saab seda oma sõbrannaga näiteks jagada või kõik endale jätta, ma ei tea, kuidas iganes ise otsustate. Aga selleks, et võita, jätta siia kommentaaridesse näiteks valge süda ja siis järgmises Vlogmas videos ma valin selle võitja ja saadan selle pakki. Igal juhul siin on 2 L'Oréal True Match jumestuskreemi ja need on täpselt minu toonides, aga mul on reaalselt täiesti terve L'Oréal True Match endal kapis. Need on toonides 3N, mis on täpselt minu oma ja 3D, 3V ehk siis natuke neutraalsem ja soojem toon, aga mõlemad sobiks mulle ideaalselt, nii et need 2 on siin pakis. Siis siin on 3 nende kauapüsivat huule värvi, mis oligi selle kuu koostöö mul nendega ja üli head, nagu päriselt mega head. Mul oli see punane peal selle sõbrannade õhtusöögi ajal, kui ma hostisin ja see on toonis 415 ja see püsib reaalselt mega kaua, et lihtsalt kui sa lased nagu täiesti ära kuivada tal, alguses mingi 5 minutit teda ei puutu, lõpuks sa võid süüa, sa võid juua, ma ei tea, sa võid suudelda, ma arvan, keda tahad ja ta ikkagi püsib, mis on nii tore, kui on siukene erksam huulevärv eriti. Täiesti uus, mul enda omad on Manjuto kapis. Siin on veel siuke Nude toon 109 ja siukene ilus tumepunane toon on ka, mida mul ei ole tegelikult 520, aga see jääb ka siia pakki. Siis siin on 2 täpselt ühesugust highlighter stick'i. Need on toonis Glassy Pearl. Ma eeldan, et need on selles toonis, mul endal neid ei ole, aga mul on üks teine highlighter, nii et need on ka 2 tükki siin pakis. Need on siis True Match sarjast peitekreemid hüaluroonhappega ja tunduvad ka head toonid, et võiks sobida nendega. Siis siin on siukene roosakas vedel põsepuna Liquid Blush, üks musta värvi L'Oréali Panorama ripsnudush, siis L'Oréali juukseõli ja lõpetuseks see ülipopulaarne kinnitusspray, mis mul on ka terve pudel veel kapis olemas, nii et päris palju asju. Nii tore, et L'Oréal need mulle saatis, aga kuidagi juhtus täpselt nii, et eelmine nädal ma sain basically nende sama asjadega pakki, nii et mul ei ole vaja topelt endale hoida asju. Eriti jõulude ajal ma olen lihtsalt mega tänulik, et te vaatate, nii et ma pigem kingiks selle ühele teist. Nii et jah, teeme valge südame kommentaari ja mina hakkan omale tegema õhtusöögiks taco kaussi.
Ma nägin eile voodis mingit TikTok'i, kus oli umbes kirjas, et 25 päeva on veel jäänud viimasest aastast, kus me koos siin maailmas elasime. Ja siis ma hakkasin Naala mingeid pilte vaatama ja videoid ja neid viimase öö videoid. Ja siis mul oli terve õhtu nii kurb tuju. See ongi nagu naljakas, et ilmselgelt esimene nädal oli kõige raskem. See on nagu siuke, oh my god, sa ei saa nagu kunagi sellest üle. See on nagu nii jõhker šokk. Aga siis iga nädal nagu ikkagi läheb natuke kergemaks, et nagu on nagu mingeid momente, mis on raskemad, aga nagu vaikselt läheb kergemaks. Ja muidugi nüüd on kohe 2 kuud, siis on nagu veel kergemaks, et ma võin sellest rääkida ja tihtipeale nagu it's fine, aga vahepeal on mingid asjad, mis nagu sa mõtled ja ma ei tea, lihtsalt mingi lambi asjad ka, mul nagu ikkagi mingi korra paari päeva jooksul mul on siuke, kus ma tahaks nutta. Ma alati ei nuta, aga vahepeal on nagu raskem ja siis eile õhtul mul oli nagu nii raske. Siis ma nägin veel Naalat unes ja see oli nagu nii armas uni ja Sass oli ka seal unenäos, et siis nagu see kurb tunne kuidagi kandus praegu hommikusse edasi. Mul on oma tööasjade märkmikus ka nagu alates Naala surmast see mingi task umbes, et ma peaks seda pildiraamatu tegema või pilte ilmutama ja mul on kõik need nagu pildid olemas arvutikaustas, aga lihtsalt ma kuidagi ei ole nagu tahtnud sellega tegeleda üldse. Aga siis ma tõstan selle uude nädalasse ja nüüd ma olen 2 kuud seda iga nädal uuesti kirjutanud uude nädalasse ja siis ma mõtlengi, et nagu see tuletab mulle ka meelde seda ja võib-olla see oleks just nagu tore, kui see raamat oleks meil käes, et me saaks seda lapata, aga ma ei teagi nagu kas teha see pildiraamat, mis on tänapäevane, kus nad lihtsalt prindivad need pildid, aga mulle tunduks isegi erilisem, kui ma ilmutaks täiesti need pildid, aga neid pilte on ma mingi 500, mis ma tahaks ilmutada. Igal juhul ma mõtlesin, ma võiks sellega see nädal tegeleda, et ma ei tea, kas nagu täna ma jõuan, aga ikkagi, et see nagu ära teha ja siis oleks see tehtud ja meil oleks see album siin kapis ja me saaks seda kogu aeg vaadata. Ja kuidagi, ma ei tea, võib-olla erilisem kui lihtsalt telefonis neid pilte kogu aeg näha. Aga eile veel voodis nagu laps ka liigutas, et mu viimases Q&A's ma rääkisin, et ma ei ole väga tugevaid liigutusi tundnud ja siis reaalselt nagu Murphy seadus mingi sellel samal õhtul, kui ma editisin seda videot, siis ma tundsin esimest tugevat lööki ja nüüd peale seda on mitu nädalat nagu ikkagi siuksed väga tugevad liigutused kõhu. Niimoodi, et isegi Sass tunneb nagu väljaspoolt ja saab katsuda. Ja siis ma hakkasin nagu selle peale mõtlema, et issand, kui nõme, et Naala ei ole siin selleks. Et see on nagu nii suur asi mu elus ja ta oli nii paljudeks suurteks asjadeks siin. Mul on nagu nii kahju, kuigi ma saan aru, et ta oli haige ja vana, et nii või naisegi, kui mu laps sünniks ära, siis kauaks nagu Naalat oleks veel, ma ei tea, aga nagu ma lootsin, et mingi äkki ikkagi mingi paar aastat ta oleks. Aga jah, igal juhul raseduse ja kõigega mul ongi täna arstiaeg ka, et mul on kohe 25 nädalat, mingi korra kuus käin ämmaka juures mingi rutiinkontrollis. Ja eelmine kord mul oli rauatase madal, ehk siis ma pean viima pissiproovi hommikuse ja ma pean ka verd andma, aga mu aeg on alles kell 2. Nii et ma mõtlengi, et ma teen hommikusöögi ära, ma viin selle pissiproovi ära, muidu mul on siin mingi pissiproov lihtsalt hängib kuskil. Ma ei tea, kas see peab olema kuskil soojas või külmas või mis iganes, et ma pigem viin selle ära, annan vere ära, sest tänase vereprooviga õnneks ei olnud seda, et ma pean olema söömata, nii et ma võin hommikusöögi ära süüa ja siis ma saan tulla koju tagasi mõneks tunniks ja lähen lihtsalt kell 2 eraldi nagu arstile, et äkki siis on need vereproovid ja pissiproovid ka juba vastused teada. Nii et jah, ma teen lihtsalt hommikusöögi ja loodetavasti päeva peale läheb tuju natuke paremaks. Käisin kiirelt Magdalenas ära, seal on lihtsalt mega hea laboraat ja kui ma käin ITK-s seal Ravi tänaval, see suur ITK hoone laboris verd andmas, siis mul läheb alati mingi vähemalt pool tundi ja Magdalenas reaalselt mingi 5 minutit ja tehtud. Ma jõudsin koju tagasi, mul 2 minuti pärast 10:30 hakkab üks töökõne, ma arvan, ma teen seda mingi pool tundi. Panin oma päevavalguslambi tööle ja teen selle töökõne kiirelt ära. Making our Christmas memories. I've been working so much lately I can barely find the time to sleep. Yeah, spend
my time running around, keeping people pleased. Lõunasöögiaeg on nüüd käes. Mul on ikka see eilne tacokauss, üks ports on üle ja ma teen ka ühe portsu tortillapitsasid ahju. Lihtsalt, sest ma lähen ise täna peale lõunat tegelikult Paide kuni homseni ja siis homme õhtul ma lähen veel otse vanade töökaaslastega kuhugi dinnerile. Ehk siis Sassil oleks mingid maitsvad söögid natuke kapis, seni kui ma olen ära. Igatahes mul läks see töökõne mingi tund aega. Ma alati panen läbi kõnet tund aega, aga ma mõtlen, et mingi pool tundi maks ja siis alati, kuna need inimesed, kes ma leian äppi, uued inimesed, kuidagi sisetunde järgi ma leian neid. Ma tegelikult ei tunne neid inimesi tavaliselt ja alati on nagu nii hea match ja mulle täna tundus ka. Nii et ma loodan, et see inimene, kellele ma täna pitchisin neid, on nõus meiega jätkama. Ja siis läkski natuke kauem, sest me lobisesime rohkem. Ja nüüd mul ongi mingisugune tunnike aega, enne kui ma pean kodust jälle välja minema. Kuigi mul on arst kell 2, siis ma tahaks käia Apollo Plazas. Mul on oma Bookstagram'i kontal, kus ma oma lugemisi, mida on viimasel ajal minimaalselt, aga siiski jagan. On Apolloga selline väikene deal, kus ma siis jagan nende asju ja saan neilt siis aega-ajalt raamatuid osta. Ja selle kui teema siis Apollo raamatutes ongi see, et Apollo Plazas on see mingi jõulunurk, kus saab pilte teha, mingi jõululine fotonurk ja siis lähen arsti juurde. Ja miks ma peale seda Paide lähen, on sellepärast, et ma siin olen ma ütleks mingi viimased 3 kuud tegelenud autojuhi lubadega. B-kategooria mul ilmselgelt on olemas, te näete, ma sõidan kogu aeg autoga, aga nüüd ma mõtlesin, kuna ma ratsutada ei saa, et mida nagu selle raseduse ajal siis teha oma ratsahobi edendamiseks. Ja üks asi, mis mind häiris eelmine aasta oligi see, et mul ei olnud hobusele üldse mingit transporti, et see on alati hästi keeruline. Ja hobuautod, mida ma siis olen rentinud, eelmine suvi rentsin ka, need on nii kallis rentida. Ostmisest ma ei hakka rääkimagi. Ma ei näe, kuidas ma saaks seda endale lubada mõistlikkuse piires. Ehk siis see teine variant on hobutreiler. Need on palju mõistlikumas hinnaklassis. Neid saab juba mingi 1000, paari 1000 euroga täitsa sükseid kõbuseid. Ja ma veel nagu nii planeeri osta isegi treilerit lähiaastatel. Aga kui mul kunagi peaks see plaan olema, siis praegu, kuna ma nagu nii ratsutada ei saa, ma mõtlesin, et aga teeks siis need treileri load ära. See on siis see BE kategooria ja ma minust regasin ennast ära mingi oktoobri alguses, siis mul oligi 6 aega seal online'is, et teha erinevaid teste, õppida seda teooriat. Alguses ma olin lihtsalt mingi, mida ma teinud olen, nagu millesse ma ennast messisin. Ma pole nii ammu neid autokooli asju õppinud, ma tegin load 16 aastat tagasi. Et jah, sa tead nagu igapäevaliikluses, kuidas käituda, aga seal on ju nii palju trikiga küsimusi. Mul nagu tundus juba see, et kas ma üldse selle teooria läbi saan, täiega hirmutav. Aga õppisin ja nagu iga asjaga elus tegelikult, kui sa õpid. Ja ma tegingi iga jumala päev minu arust oktoober ja isegi novembri alguses mingi 3 või 4 proovieksamid seal platvormil. Ja lõpuks lihtsalt jäävad need X olukorrad ja X küsimused meelde. Ja siis novembris ma käisin ka Paides tegemas neid õppesõite. 3 õppesõitu pidi tegema ja ma tegin ka oma kunagised load Paides ja Paide on mulle nii tuttav koht ja palju väiksem ja vähem stressi rohkem kui Tallinn, ehk siis ma paningi ennast Paide autokooli kirjaga, nii et ma käisin neid õppesõite ka Paides tegemas ja siis teooriaeksami ma sain teha Tallinnas Arkis. Ja sain esimese korraga õnneks läbi 98% oli õigeid küsimusi, mis ma juba tundsin on eneseületus. Aga nüüd ongi viimane asi, mis on jäänud, on siis homme sõidueksam. Kui te seda vaatate 10. detsember, siis potentsiaalselt ma sõidan selle mingi Haagisega kuskil Paide vahel. Kuigi Paide on palju väiksem, seal on ikkagi mingeid nipiga tänavaid, paremaga reeglid asju, et ma lihtsalt loodan, et mul läheb hästi. Ja miks ma lähen juba päev varem sinna on sellepärast, et mõõtasõidukat ütles, et tihtipeale osad nagu canceldavad. Minul on küll peale lõunat aeg, aga see võib nihkuda mitu tundi ettepoole, nii et ma mõtlesin, okei. Ma lähen lihtsalt eelmine päev Paide, magan seal, teen hommikul trenni Paides, teen tööd arvutisse nii kaua, kuni mind kutsutakse. Ja siis peale sedagi ma olen Tallinna tagasi. Sest isegi kui ma ei osta kohe hobutreilerit, äkki ma mingi 5 aasta pärast tahan osta ja siis see kategooria mulle ju jääb alati lubadele alles ja see oskus ei jookse mööda külge maha. Et siukene väike projekt endale siin raseduse ajal.
ma käisin nüüd Apollo Plazas ära ja vaadake, kui nunnu jõulunurk seal oli. Nagu tõsiselt armas. Nagu mingi full fotonurk on seal. Reaalselt mingi sõbrannade või perega või kellega iganes. Ma panin oma statiivi püsti ja nii armsad pildid. Siis ma käisin arstile ära, millest ma kohe teile räägin. Aga nüüd ma olen Paides. Sõime mingit lõhefileed õhtusöögiks. Ja ma tahangi neid mingi Bookstagrammi pilte täna töödelda. Et ma ilmselt teengi seda õhtul ja siis loen natuke oma Kindlist. Mul on parasjagu käsil Frederick Backmani My Friends, mis on minu arust selle aasta romaan. Mul siin on see Kindlis, aga ma ostsin selle täna Apollost ka. Ma olen sellega hetkel 60% peal ja mulle tõesti väga meeldib, et ma ei tea, kas just 5 tärni, aga ikkagi meeldib. Aga arstist nii palju, et põhimõtteliselt mul on nüüd 6 kuu poole peal ja senikaua iga kord, kui ma olen käinud, on olnud mingi pool kilo kaalutõusu. Siis arst iga kord ütleb ka, et see ei ole midagi, et see on mingi mega vähe ja üldse pole tulnud kaalu juurde ja mis iganes. Kuigi 6 kilo tundub palju, siis nagu raseduse mõttes selleks punktiks, kus ma olen, ei olnud palju. Aga siis täna ma käisin ja öelge mulle, miks ma olen viimase kuuga võtnud 2,5 kilo juurde, kui kõik eelnevad kuud oli pool kilo. Ja arst siis vaatas mu vereproove hommikusi, kõik oli korras, pissiproov oli korras, mõõtis mu kõhu mingisuguse, mis iganes pikkuse ära, mis nad mõõdavad, see oli normis praeguseks punktiks ja ta ütleski, et praegu tegelikult ongi see, kus kõht tuleb järsku välja, kaalu tuleb järsku juurde ja ma lootsin nii väga, et ma ei pea seda tegema, aga järgmine kord jaanuaris ikkagi ta ütles, et ma võiks teha igaks juhuks mingi glükoositesti või mis iganes, kus sa jood mingit magusat vedelikku ja siis nad vist su mingit veresuhkrut või midagi mõõdavad, ma ei tea, igal juhul sa pead tühja kõhu peale jooma mingit ülimagusat vedelikku ja siis ootama mitu tundi enne kui sa sööd ja andma selle tühja kõhuga magusa vedelikuga veel verd ka 2 korda vist sellel perioodil, kui sa seal ootad. Ma väga loodan, et ma jooksenda seal. Aga see on jaanuari Karini probleem ja nüüd siis on ikkagi vaja natuke jälgida. Ei ole enam sokki sisse mõistlik mulle Snickersit panna back-up'i ja need kõik toidud, mis ma ema juures sõin ja need mingi 10 pannkooki, mis ma kaasa sain sealt, võib-olla ka ei olnud mõistlik. Aga teisest küljest ma võtan positiivselt, et kuna nagu see pisikene hoiatus või siukene noomimine täna tuli, siis see motiveerib mind nagu olema healthy. Eriti kuna arst kogu aeg ütles, et sul mingi kaal üldse ei tõuse, siis ma ei võtnudki väga tõsiselt. Või ikka sõin oma kodusid toite, aga kui mul oli mingi magusisu, siis ma kindlasti ostsin midagi, aga nüüd ma ikkagi proovin siis edaspidi natukene paremaid valikuid teha. Nii et jah, selline üllatus siis täna arsti juures. Aga vähemalt lapsega oli kõik okei, vererõhk on kõik okei, nagu kõik muud asjad on okei. Ja eelmine kord oli raud madal, see oli tõusnud, et kõik näitajad on okei, lihtsalt kuna järsku oli suurem kaalutõus, siis tuleb teha siuke lisaasi jaanuaris. Nii et jah, 24 päeva challenge jätkub 1000% sellel inimesel. 3 trenni nädalas, no excuses. Kardiotrenni lõppu, no excuses. Ja isegi homme, kui mul tuleb siis see autokooli eksam, ma olen Paides ja ma lähengi Paides jõusaali homme hommikul. Nii et ma nüüd istun siin, loen, töötlen oma pilte, lähen varakult magama ja ma näen teid siis järgmises vlogmas videos, kus te näete, et ma olen tubli ja lähen hommikul trenni. Vot, näeme järgmises videos. Ciao! Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.